See on kokku lepitud Euroopa Liiduga ühinemisleppel aastal 2002. Arvestades meie elektrituru vähearendatust sellel ajal, taotlesid Eesti läbirääkijad ja Eesti valitsus üleminekuperioodi ja selle üleminekuperioodi me saime 1. jaanuarist 2013. See eeldaks siis rahvusvahelise leppet Euroopa Liiduga muutmist, kui me tahaks seda edasi lükata. Elektriturg on üks osa siseturust, me teame, et siseturg on üks selline olulisemaid vundamente Euroopa Liidu eksisteerimise mõttes, lisaks paljudele muudele tähtsatele asjadele. Nii et seda kindlasti pigem me peaksime ette valmistama ja korralikult ette valmistama, et see elektrituru avamine oleks kõigile tarbijate piisava informatsiooniga ja selles osas me majandusministeerium kindlasti kavatseme tööd teha, et inimesi rohkem informeerida. Justkui kummendub läbi see, et nagu oleks elektrituru avamine kuidagi moodi karistuseks Eesti rahvale. Vastupidi, elektrituru avamine annab meile varustuskindluse. Ka pikas plaanis avatud turg on Eesti huvides. Tänu sellele, et turg on osaliselt juba avanenud, on meil olemas Estlinki esimene kaabel. Ja ainult sellel eeldusel, et elektriturg Eestis, aga ka Lätis ja Leedus täielikult avaneb, on otsustatud rahastada Euroopa Liidu vahenditest Estlinki teise kaabli projekti. See varustuskindluse hoopis uuele tasemele viimine, see on erakordselt oluline, aga samas, kui meil on piisavalt energiaühendusi muu Euroopaga, siis see peaks meile tagama ka odavamad elektrienergia hinnad tulevikus. Sest kui hind kujuneb turul konkurentsis, siis ta on madalam kui sel juhul, kui hind on ainult ühe monopoolse tootja kujundada.